Eesti Vabariigi president, minister, vallavanem, lugupeetud kohalviibijad. Mul on hea meel tervitada teid siin Eesti piirivalve Kagu piirivalvepiirkonna vastutusalal Võmmoski külas, kus me saame asetada nurgakivi sellisele tähtsale hoonele nagu Piusa kordon, Eesti Vabariigi ühele valve tugipunktile. Ma tänan. Head sõbrad, Eesti turvalisuse, julgeoleku ja meie tugevuse üheks kõigile nähtavaks ja tunnetavaks osaks on, kuidas me kaitseme oma piiri, meie sisejulgeolek, mis tähendab eeskätt motiveeritud ja professionaalne piirivalve, politsei ja päästeamet. Siin selles uues Piusa kordonis saavad 90 piirivalvurit endale kaasaegsed töö- ja elutingimused. See rõõmustab, sest ei pea enam olema seal konteinerites. See rõõmustab, sest kui me räägime sisejulgeoleku rahastamisest, siis me ei räägi ainult betoonist, autodest või varustusest, vaid inimestesse panustamisesse. Lisaks konkurentsivõimelisele palgale, mis on loomulikult alati tähtis, aga see tähendab ka konkurentsivõimelisi töötingimusi. Et inimene mitte ainult ei saa oma ettenähtud palka, aga ta saab ka tunda ennast mugavalt tööl. Aga samal ajal riigi julgeolekule on piir äärmiselt oluline. See, et Euroopa välispiir, eriti kui ta asub sellises tundlikus, olulises servas, on siiski ka oluline kogu Euroopa ja ka NATO tarvis, et meil oleks siin üks kaasaegne kordon, üks oluline keskus meie julgeoleku garanteerimiseks. Ma soovin siis ka ehitajale kiiret ja kindlat kätt, sest järgmise aasta aprill, mis on siis, ma kuulsin, et see on märts, aga aprillis peavad meie tublid mehed ja naised kolima siia sisse. Nii et ma tänan ka piirivalvet senise kannatlikkuse eest, mida on üles näinud konteinerites, aga kui te näete sealt, mis siia kerkib, ma usun, teil tekib hea meel. Ma tänan ja jõudu tööle, et saagem siis valmis selle olulise hoonega. Tänan! Austatud Vabariigi president, kõrged võimukandjad, head külalised. Selle maja ehitamine on üks üsna pika ajalooga lugu ja selle maja ehitamine on meile kõigile olnud üks hea rännak, sellepärast et meie soov siia Kagu-Eesti piiri tugipunkti rajamiseks oli ju ammu teada. Meil on maja valmis ehitada tõesti väga kaasaegne piirikordon, mis vastab väga paljudele nõuetele. See maja peab vastama ise väga kõrgetele turvalisusnõuetele ja see maja peab tagama selle, et kogu siin ümberkaudse või siin vastutusalas oleva piiriinfo käitlemine oleks turvaliselt tagatud ja piir oleks hästi valvatud. Siin majas saavad omale uue kodu ka piirivalve eriüksuse mehed ja naised. Ja siin majas hakkab paiknema väga palju ka eritehnika. Nii et ehitajale on pandud väga suur vastutus. Piirivalvuritele tõesti, nii nagu president ütles, loodetavasti need kannatused, mis ajutiselt on konteinerites, lõppevad õigeaegselt ja jääb loota, et ehitaja peab kenasti võetud kohustustest kinni ja maja saab valmis järgmise aasta märtsis. Ma väga loodan, et igaüks, kes tuleb siia avamisele, näeb seda
sisulist muutust mitte ainult maja mõttes, vaid ka teenistuse mõttes ja me saame olla kindlad selles, et Eesti piir on väga hästi valvatud ja vajadusel ka väga hästi kaitstud. Head siinviibijad, te kõik saate väga palju teha selleks, et meie kodumaa oleks kaitstud, valvatud piiriga. Minu ülesanne või mina paneksin silindrisse meie organisatsiooni embleemi, mis arvame on väga ilus pilt sellest, kuidas Politsei- ja Piirivalveamet kannab riiki kätel. Aitäh ja head meeldivat suvepäeva! Meremäe vald on üks Setomaa valdadest, kus asub kohas, kust algab Eestimaa ja kust algab Euroopa Liit. Oleme siis nüüd siin Eestimaa alguses. Jah, kui vaadata selle asja nagu teisest küljest, et on tegemist ääremaaga, siis muidugi meenuvad kõik sellised asjad, et elanikkonna vähenemine ja postkontorite sulgemine ja koolide kinnipanemine, et me ei tahaks kuidagi vaadata sellest vaatevinklist. Et meile meeldib rohkem, et siin on Eestimaa algus ja väga hea meel, et ka riik kindlustab oma kohalolekut siin piiril, mis tähendab seda jällegi, et meie jaoks turvalisemat, meeldivamat elukeskkonda, paremat elu ja ilusamat tulevikku. Riigi kinnisvaral koos siinse peatöövõtja Nordeconiga on ilmselt hea meil siin olla, kuna me oleme mõnes mõttes ringiga tagasi. Alles see oli, kui me päris mitmed aastad ehitasime ja rajasime Euroopa ühte suuremat, tehnoloogiliselt kaasaegsemat Koidula raudteepiirijaama kompleksi, mis laiub siin samas peaaegu 100 hektaril. Paralleelselt oleme kohendanud riigi kinnisvaraga siis Koidula piiripunkti, kus liiguvad inimesed ja autod. Sel aastal on üht-teist plaanis ja ka Luhamaa piiripunktil. Natuke on see kontekst ka laiem, et me ehitame ka Võrus, lõpetame vana rekki ja uue ehituse näol politsei pääste piirivalve kompleksi, mis natuke on ka selle kompleksiga kogu selles infrastruktuuri sünergias seotud. Veel kord mõned arvud ka siis, et väikene üllatus oli see, et me ei saanud päris vana struktuuri peale ehitada, rajada seda kompleksi, tuli ta võtta üsna siis maani maha, aga pole midagi, saab seda veel kindlam. Esimene üllatus, kokku on siin 3000 ruutmeetrit üld- ehk brutopinda, kasulikku pinda siis piirivalve ja erinevatele teenistustele ja tehnilistele süsteemidele on circa 2600 ruutmeetrit. Me loodame jääda riigi eelarve poolt kehtestatud raamidesse ehk loodame selle kompleksi rajada circa 4,7 miljoni euro eest. Ka päris hea tunne on siin ehitajana tegelikult seista, sest ühest küljest on see ju küll ühe hoone nurgakivi, mida me täna paneme, ja teisest küljest on see võib-olla Eesti Vabariigi üks nurgakividest otseses mõttes ehk kagunurgas. Nordeconil ehitajana on suhteliselt hea ja kindel tunne siin teie ees seista, sellepärast et kui natuke ajas tagasi vaadata, siis Nordecon on rajanud 3 piiripunkti. Luhamaa, Koidula, mitte kaugel raudteepiiripunkti, Valga-Valka ja kui lugeda kordoneid, siis ka neid tuleb üksjagu kokku. Enne Piusat siis võiks öelda Narva-Jõesuu ehk Kirde-piiripunkt või nurgapunkt ka Eesti mõistes, Mustajõe, Mustvee, Alajõe ja Koidula kordonjoone samuti, nii et töö on tuttav, kuhugi taganeda ei ole, et ei oska või ei taha. Ehk siis hääde partnerite kaasabil kevadel näeme ja oma poole pealt, kuna paberit on nüüd palju läinud, siis meie oleme natuke moodsam firma, et saab jäetud siia üks võtmehoidja ja lisaks siis ehitaja andmetele on siin ka üksjagu korralik ports sellist üsna mitu giga projekteerijate poolt kokku pandud ehitusprojekti, arhitektuurset osa, kõike muud, nii et tulevikus võib siis vaadata, kui palju see algne projekt erines sellest, mis lõpuks valmis sai, aga ma arvan, et tulemus saab olema hea. Aitäh teile! Monopoliseerid kogu ruumi. Ei, näed, siin on raha jaoks on eraldi koht. Siin ma panen kas on mõned kõigi keskel? Jah, tasku tüüaks ühene ja ühene.
Õigel hetkel ütled, et peab ühe veel vaja. President paneb 4. ruumi on. Rahvusarhiivil oli päris tipp täitmist. Ma lükkan lõpud ära ise. Nii. Võtad selle üle. Nii. Paneme topet. Ülejäänud lahus. Eesti riik hakkab ju sinu vallast. See on lõpp. Kestab siis kaua ja igavesti. Ehitaja vormistab ka. Jah. Tehtud.